Tere kõigile! Järjekordne nädal on läbi ja aeg on rääkida Euroopa Parlamendi tegemistest. Aasta lõpp läheneb pöörase kiirusega ja Euroopa Parlamendis on ka tempo tõusnud maksimumi peale. Töögrupid, komisjonid, delegatsioonid püüavad veel viimaseid asju teha, et siis jõulupuhkusele minna. Kuigi juba täna on teada, et Brexit suure tõenäosusega katkestab kõigi jõulupuhkuse, oleme praegu planeerinud töötamiseks 28. detsembri. Kui kõik läheb hästi, siis peaks 28. detsembril arutama Euroopa Parlament Brexiti kokkulepet. Aga minult on küsitud, miks ma tulen Brüsselisse kohale ja miks ma ei kasuta võimalust töötada kaugvormis. Kaugtöö vormis töötasin ma sisuliselt kogu novembrikuu, aga jah, praegu olen Brüsselis kohapeal. Ja kohapeal olen sellistel kohtumistel, kus ma tingimata pean sõna saama ja pean saama rääkida. Ma ei usalda Euroopa Parlamendi süsteeme, nad on mind korduvalt alt vedanud. Nii et ma istun oma kabinetis ja kui ühendus ei toimi, siis jõuan joosta vastavasse ruumi, kus koosolek toimub ja seal oma sõnavõttu ära öelda. Ja teiseks on läbirääkimised, mis toimuvad komisjoni ja nõukoguga, mida nimetatakse triloogideks ja kus samuti ollakse kohal. Mina osalen triloogis, mis puudutab veebiterrorismi ja neid triloogi on planeeritud nii sellesse nädalasse kui ka järgmisesse nädalasse. Kuidas on testimine korraldatud? Tallinnas maandumisel testin ma ennast alati ja vahel testin ka siin enne äralendu. Sellepärast, et juba Tallinnasse tulles oleks teada, milline on minu testi tulemus. Enne kohtumisi tehakse kiirteste. Nii et homme, kui toimub näiteks triloog ja me oleme ruumis koos nõukogu ja komisjoni inimestega, siis enne seda teen ma kiirtesti, mille tulemuses on teada 15–30 minuti jooksul. Jah, ma arvan, et ma võin pidada ennast juba professionaalseks testijaks. Olen koroonateste teinud üle 20 korra, aga kõige rohkem ja kõige tähtsam on muidugi vähendada riske nii palju kui saab. Brüsselis on selleks karmid reeglid, Euroopa Parlamendis maski kandmine, ruumis on paarimeetrised vahed, ruume desinfitseeritakse, pidevalt desinfitseeritakse käsi, nii et kõige karmimad meetmed on tarvitusele võetud. Ja kui ma vaatan praegu Eestis toimuvat, siis tegelikult on Brüsselis nakatumisoht palju väiksem kui Eestis. Aga selleks, et keegi ei nakatuks, hoidkem ennast, hoidkem oma lähedasi, kandke maski, desinfitseerige käsi, järge käibege kohtades, kus on palju inimesi ja kuhu te ilmtingimata ei pea minema. Olge terved ja kohtumiseni nädala pärast.